Nii, lugupeetavad komisjoni liikmed, head kutsutud, et arutaksime täna siis täiendavate kaitsekulude rakendamist ja mõju eelarvele. Ja meil on kohale palutud siis Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk, Kaitseministeeriumi riigikaitse planeerimise osakonna juhataja härra Oliver Tüür ja Kaitseinvesteeringute Keskuse esindajana siis taristuosakonna juhataja proua Kadikai Kollo. Ja ma teeksin nõnda, et ma annaksin siis kõigepealt sõna lühikeseks või omapoolseks vaateks siis härra Kuusele, et kõneleda sellest, et millises dünaamikas täiendavaid kaitsekulusid siis plaanib valitsus praegu eraldada aastate lõikes, kas on plaanis ka 2025. aastal lisaeelarve seoses sellega või mitte, ja milline on siis ka nende nii-öelda eeldatavad rahalised eraldused siis kulu teemade lõikes. Ning võib-olla alustuseks ka öelda, et kas Kaitseministeerium on aastate 26 kuni 28 Kaitseministeeriumi arengukava, mis see rahastusskeem on, kas selle on ka juba kinnitanud või kas see on ettevalmistamisel? Tule jagama. Tere hommikust, veel väike täpsustus, Erkiki esindaja on üle videosilla ja meiega koos veel Kadri Peeters, kes on siis kaitsevõime asekantsler alates esmaspäevast meie juures. Ja taustast pisut pihta, et suur sõda käib 4. aasta, Venemaa agressioon siis Ukraina vastu. Vene strateegilised eesmärgid ei ole muutunud, sealhulgas ka tegelikult meie suunal need samad soovid, nõudmised, mis nad lauda panid 2021 detsembris, sealhulgas NATO taandumine 97. aasta positsioonidele, need kõik on kehtivad. Vene ka kaitsereform plaanis suurendada siin üksusi, brigaadid diviisideks, diviisid korpusteks, et see on neil kõik töös. Muidugi ukrainlased teevad rindel head tööd ja seetõttu see ajakava ilmselt läheb nihkesse, aga jällegi plaanid ei ole muutunud. See siis seab meid julgeolekukeskkonda, mis nõuab kogu Eesti rahvalt tegelikult investeerimist. Ja mina ei ütle mitte julgeolekusse, vaid investeerimist vabadusse. Ühena esimestest siin Läänemere regioonis käidi välja eesmärk, 5% võiks olla see, mis kaitsekuludesse siis investeerime. Ja mõni nädal tagasi valitsuse poolt tuligi otsus, et keskmiselt saab see protsent olema 5,38 või siis ümardatult 5,4. Ehk siis praegusele lisaks jämedalt 1,5%, mis on aastas 600+ miljonit eurot. Need võimed, mida me soovime sellega arendada, tulevad kokku NATO kaitseplaanidest, sealt pealt tulevad NATO väevõime eesmärgid ja meie enda tegelikult Kaitseministeeriumi kaitseväe juhataja poolt kinnitatud eesmärgid. Me räägime siin laias laastus kihilisest õhukaitsest, ehk siis väga lähimaast parendada seda kuni ballistiliste rakettide tõrjumiseni välja. Ja need on nüüd süsteemid, mis, ma mõtlen seda ballistilise kaitset, mida Eestil ei ole varem mitte kunagi olnud. Nii et kui me seda hangime ja seda läbi arvutasime siin, Oliveri eestvedamisel oli Kaitseministeeriumis staap koos Kaitseväe ja Erkiki esindajatega koos, siis sinna tuli arvutada sisse ka personalivajadused. Et see ei ole päris nii, et võtad selle sama veorunni meeskonna ja ütled, et homsest hakkame nüüd ballistilisi rakette ka alla võtma. Nii et loome õhutõrjebrigaadi. Nii, kihiline õhutõrje, siis meie enda diviisi arendamine, mis hõlmab meie enda Eesti üksusi, võimeid, tulejõudu, aga integreerib tegelikult ka sinna sisse liitlased, on siis britid, kes on täna peaaegu et
terve brigaadiga Siili õppusel, esimest korda ajaloos oleme siis raamriigi siia toonud ja prantslased loomulikult seal sees. Ameeriklased Kagu-Eestis hetkel, aga see on diviisist eraldi, nii et diviisi ka võitlusvõime arendamine. Seal on osad võimed, mis meil on seni puudu olnud. Me oleme hankinud varustust, aga on asju, mida võib-olla seni ei ole jõudnud teha, teeme nüüd pisut tagantjärgi, aga teeme hästi. Mõtlen siin näiteks pioneerivõimet, see on siis vastase liikumise takistamine, enda mobiilsuse tõstmine. Räägime siis süvalöögi võimetest, seesama kontseptsioon, et kui meil peaks vaja minema, siis me sõdime Venemaaga Venemaa territooriumil, et minimeerida kahjusid Eesti sees ja eestlasteele. Et selleks on vaja võimeid hankida ja jällegi seda võimet koos personaliga arendada. Me räägime droonivõitlusest ja droonide vastasest võitlusest, selle integreerimine Kaitseväkke, Kaitseliitu, samamoodi jällegi varustusele lisaks ka inimesed. Et ma rõhutan siin pea iga asja juures seda personali vajadust. Mürsk, nagu ma ütlen, ise suurtükki ei roni ja õhutõrjerakett ka veel ise ei too vastase lennukit või raketti alla. Selleks on vaja inimesi, selleks on vaja tegevväelaste ja ka tsiviilteenistujate arvu kasvatada. Ei saa päris sama hulgaga, me oleme praegu miinuses tegelikult struktuuri vaadates, ei saa sama hulgaga uusi võimeid tekitada. Me räägime reservväelaste toetamisest, reservväelaste tasude tõstmisest, mida sai nüüd tehtud. Ja see mõjutab juba ka Siilil osalevaid reservväelasi. Siil on siis meie kõige suurem õppus hetkel käimas. Eile oli hetkeks kõikide osaliste arv 18 000. Meil ei ole mitte kunagi nii suurt õppust olnud. Et nüüd hakkab vaikselt alla laadima. Et reservväelaste tasud ja ka ajateenijad. Et samamoodi vaatame, et ka neil oleks piisavalt hea oma ajateenistust teha ja sellel ajateenistusel oleks veel rohkem mõte sees, et mitte ainult ei treeni, vaid me räägime ka ajateenijate kasutamisest näiteks õhuseires, et see on mõistlik teha. Nii. Seda kõike tehes, Eesti kaitsesse investeerides, me töötame ka selle nimel, et võimalikult palju neist ressurssidest tuleks Eesti majandusse tagasi. Paneme õla alla täitsa korralikult Eesti kaitsetööstuse arendamisse. Me räägime siin lähiajal kaitsetööstuspargi siis käivitamisest, räägime ka lõhkeaine tehase loomisest. Ja see kõik haakub õpitundidega Ukrainast. On asju, mida me peame ise olema suutelised tegema. Aga täienduseks, Oliver, Kadri, miskit juurde? Jaa, et võib-olla, et kui me vaatame korraldada domeenide kaupa, siis tegelikult, eks, et maa väga hästi lühidalt, et natuke juba kordan võib-olla kantsleri sõna, aga fookus on ju tulejõud, süvalöögi võimekus ja meil on päriselt selleks, et süvalööki hästi teha, selleks on meil vaja ka see täiendav luurevõimekus. Ehk sihtmärgistab, et me suudame seal vastase territooriumil vastase õige sihtmärgi üles leida, siis seda ka süvalöögiga päriselt mõjutada. Maamees väga tähtis, et nii süvaluurevõimekus, kus siis süvalöögi võimekus. Suur rõhk läheb kogu droonivõitlusele, aga siis ka täiendavalt kogu see elektroonilise sõjapidamise spekter. Ehk Ukraina õppetundide sisseviimine, et me oleme nii meie juhtimispunktid kui meie manööverüksused on tegelikult siis ka selle on kauter US võimekustega siis olemas, et on väga tugev õppetund, mis on Ukrainas sisse tulnud. Oluliselt suurem tulejõud kasv siis mehitavata siis õhuründe võimes, selle kasv. Mereveedomeenis siis meie miinijahtijate eluea pikendamine,
me ühe uue laeva väljavahetamine ja 2 väekaitsekaatori hankimine samamoodi. Ja õhudomeenis, et kantsler tõi välja juba selle ballistilise raketi kaitse, millega me alustame. Et me hetkel näeme, et see on projekt, mis on pikaaegne projekt, et see ei mahu sinna 4 aasta spektrisse, meil see tähendab tegelikult RES-perioodis sees meil hetkel ta ei ole, aga turu hinnangu järgi, et meil on realistlik on seda võimet luua alates 2030. See tähendab, et on meil projekte, mis juba lähevad RES-perioodist tegelikult välja, et samamoodi kui me mõtleme, et me tahame uue patrull-laeva ehitada, siis see on ka projekt, mis võib sellest RES-perioodist tegelikult välja minna, mis näitab tegelikult, et kaitses mõned suured projektid tegelikult, et me peame neid hakkama vaatama pikemas perioodis, et see RES-periood keerulisemate tehniliste suurte võimete arendamisel ei ole see 4 aastat piisav. 3. näide siin näiteks lisaks laevale ja siis ballistilisele õhutõrjele on siis tegelikult jalaväe lahingumasinate väljavahetamine, mis on ka selline projekt, millega me saame RES-perioodil alustada, aga me lõpuni RES-perioodil ei jõua. Ja õhudomeenis kindlasti, kuna õhukaitse on ka üks kaitsejuhataja prioriteete, siis õhukaitses kihiline õhukaitsebrigaadi loomine, et see sisaldab endast täiendavad keskmaad, see sisaldab ennast lühimaad, ülilühimaad, täiendavad mobiilsed lühimaad ja planeerimise eeldused kõigi nende domeenide arendamisel ongi olnud, et 2 eeldust esiteks siis, millised on meie kollektiivkaitses seatud meile eesmärgid, mida me suudame selles perioodis kõik ära teha uue rahastusega ning täiendavad siis kaitsejuhataja täiendavad vajadused kaitseväe arendamiseks ja Ukraina sõja õpitundide sisseviimiseks võimalikult kiiresti. Kas jah, siia veel juurde kommenteerin, kas see aasta õnnestub midagi ära teha? Töö käib siin koos Rahandusministeeriumiga, Kadri saab Rahandusministeeriumi asekantsleriga pärast seda istungit kokku, vaatame, mida õnnestub siia tuua sellesse aastasse nii, et me suudaks ta ka kohale tuua. Jällegi on need samad piirangud, et näide eelmisest aastast Caesar suurtükid pidanuks jõudma meil detsembri keskel. Prantslased vabandasid ette ja taha, 3 nädalat läheb asi üle ja kui Caesar jõuab meile või antakse üle jaanuaris, siis kulu läheb juba järgmisse aastasse ja see paisutaks meie järgmise aasta siis juba 100%, aga seal on omad laad ja asjad ees. Ma lisaks igaks juhuks kohe teile täienduseks, et kas midagi annab see aasta ära teha, et tegelikult te teete see aasta ka ju väga palju, et meil on kaitsekulu üle 3%, et siin kui midagi valesti midagi kõlama ei jääks, et ta oli veel mõne aeg tagasi 2%, eelmine aasta 3%, see aasta üle 3% tuleb ilmselt. Et igaks juhuks täpsustage, et te räägite +3 nii-öelda tegevustest veel, et tehakse või te teete ikkagi väga-väga palju, et valesti kõlama ei jääks. Ja absoluutselt, nii palju moona ei ole kunagi meile tulnud või ka Ukraina abiks oleme lisa siin moon kohe 4 päevil peaks olema sinna kohale jõudnud, et äkki Oliver oskab täpsustada, mis need summad kogused moona osas on, aga kui me räägime ka sellest 1,6 miljardist lisamoonast, siis selle sama 5,4 sees on see, et see 1,6 miljardit varem oli 7 aasta peale pandud, nüüd me tõmbame me teeme selle 4 aastaga ära, et meil laod oleksid vajaliku kraami varem täis. Nii, aitäh. Meil on ka küsimusi siis proua Ingerainen, jah? Jaa, suur aitäh selle ülevaate eest, et tahtsin küsida, mille pärast ma olen nagu mures on tüdrukute poiste tervis ja kogu see ettevalmistus ajateenistuseks ja me teame, et meie Ruila koolis on niisugune Väleki projekt, kus natukenegi hakatakse, aga kui palju nagu teil on plaane siis enne ajateenistust või kas üldse on või kuidas nagu see puutumus on, et võib-olla ma olen ise praegu ka selles eas, et pojad on sealmaal ja siis ma nagu arstina olen ka näinud seda teistpidi, et tõesti need tervised ei pea neil seal vastu ja siis on keeruline, kas nad saavad seal kohal peal abi või peavad oma perearsti poole pöörduma, et palju nagu neid tegevusi on siis või kas üldse on teil planeeritud? Ma vastan sellele küsimusele, et
Et ja kindlasti me oleme sellest probleemist teadlikud, kindlasti see mõjutab kaitseväge ja ajateenistust väga, et noorte tervis pigem on kehvemaks läinud. Et mis me omalt poolt teinud oleme, et me just eelmise aasta lõpul lõime tegelikult valitsemisalas esmakordselt sihukese asja nagu noortepoliitika ja siis sellel aastal me oleme kinnitanud ka noortepoliitika rakenduskava. Ja need kavad käsitlevad ka tegelikult, need poliitikad käsitlevad ka kokkuvõttes kogu seda tervist ja füüsilist ettevalmistust, suuremat koostööd HTM-iga ja siis juba kogu seda riigikaitse suunamist noortele juba tegelikult varasemas eas. Ja mis me täiendavalt teinud oleme täiendavalt tegelikult, praegu oleme välja töötama, see veel avalik info ei ole, me saa seda täielikult siin välja tuua, aga me töötame välja teatavat motivatsioonipaketti või et tegelikult, et ajateenija juba teenistuse tulles oleks siis hea tervise juures. Meil on selline pilootprojekt, mida me soovime käivitada järgmiseks 8 aastaks. Me tahame näha, kuidas selle nagu mõju on. Et inimene juba teenistusse tulles ja teenistuses olles, kui tema füüsilised näitajad üldfüüsilises testis on küllalt head, siis talle rakenduvad täiendavad hüved. Et siin on kokkupuude rahvatervise ja nende mõõdikutega, et siis saab seda koos jälgida. Nii, aitäh. Mul oleks ka paar täpsustavat küsimust, et valitsuse otsus, siis ma saan aru, keskmiselt riigikaitsekulud tõsta 5,38%-ni puudutas millist ajalist perimeetrit siis? Baas 5% pikem periood, 5,38 on riigieelarve siis 4 aastat. See on riigieelarve strateegia aastateks 2026 kuni 2030. 29 just. Jah, nii. Ja see riigieelarve strateegias, viimast aastat ei olnud sees, eks ole, eelmisel kehtival 25 kuni 28. Aga ma vaatan, et see on siis kuskil 1,7, ütleme, ma saan aru, see võib veidi ujuda seal, nende 5,8 oli nagu see on keskmine, see on 1,7, 1,8, 1,95 jookseb selle 3 aasta peale täiendavalt kokku. Nüüd, kui suur nominaalrahas see raha teie arvestuse järgi siis on, mis täiendavalt selle 4-aastasele riigieelarve strateegiale juurde lisandub? See on 600 miljonit pluss aastas, ehk siis mingi arvestuslikult 2,8 miljardit. 2,8 miljardit eurot aastas. 4 aasta jooksul. 4 aasta jooksul. 600 miljonit aastas. Ja see, ja seda nüüd tegelikult, kas te olete Kaitseministeeriumi arengukava 4-aastase tsükli, mis peaks olema see planeerimisdokument, mis sisustab selle ära, seda olete selle kinnitanud nüüd 26 kuni 29? Oliver. Ja me ei ole seda dokumenti veel kinnitatud, aga me oleme teinud ära kõik põhimõttelised otsused ja nagu meil riigieelarvestrateegia protsess ette näeb, siis selles osas me edastame oma rahastamiskava ja juuni alguses edastame Rahandusministeeriumile ja siis sügisel siis RES-protsessi koostamise raames siis oleme seal detailides, aga me oleme teinud ära oma kava, meil on draft on olemas ja me oleme kõik need sisulised otsused ära teinud, me vormistame tegelikult selle dokumenti ja täpsustame rahastamiskava hetkel, mida me siis juuni alguses traditsiooniliselt saadame Rahandusministeeriumile. Arusaadav. Aga sisuliselt olete te selle enda jaoks on need valikud ja see rahastamine sisu on paika pandud? Absoluutselt, seal ka koos Kaitseväega, koos RKIK-iga, et mis on tehtav samamoodi. Seal on tegelikult seda... Ja. Aga kui püüaks siis nagu tuvastada, et mis teie nägemuse järgi, kui suur nominaalrahas võrreldes siis selle riigieelarve strateegias 2025 ette nähtud 26. aasta SKP-st kaitsekulude 3,68, mis siis teie vaates 2026. aasta täiendav kaitsekuludeks eraldatav raha on? Olgu ta protsendina või siis nominaalrahas? Ma saan selle numbri järgi vaadata, aga see on umbes 660 miljonit eurot, 26 aastal.
ja 660 ja selle sihina, et see oleks siis protsendina SKP-st, kui palju 26? 26 aastal kaitsekulu SKP-st hetkeseisuga võiks öelda, et on 5,37%. 5,37%, selge. Ja mul on nüüd küsimus, et kui seda 2,8 miljardit püüda nüüd struktureerida, mis on ju täiendavad rahalised vahendid, võrreldes sellega, mis oli siis 4-aastasel varem eraldatud raha, ja püüda struktureerida nüüd kululõigete järgi. Ma saan aru, üks plokk on see, et aastateks 2030 kuni 31 ette nähtud moona soetused, mis olid, kui te korrigeerite mind, olid vist suurusjärgus 600 miljonit eurot. Ei, 30 kuni 31 rahalised vahendid. 30 kuni 31 aastal see summa oli 516 miljonit eurot, mille me siis teeme varasemaks, me teeme selle siis perioodi 26 kuni 29, et vastab tähele. 7 aasta asemel on eesmärk hankida see moon 4 aastaga ja see sellest, ütleme, 2,8 miljardist moodustab siis suurusjärgus 500 miljonit eurot. 516 miljonit isegi, kui väga täpne oled, see on number, mille siis jääb järgi 2,3 miljardit eurot. Et kui palju, sa Kaimo mainisid ka personali valdkonda, et kui palju te planeerite 4 aasta jooksul täiendavat raha suunata siis personalile? Palju me täpsemalt personali raha suuname, et siis selle me edastame tegelikult, selle jaotuse me edastame siis rahastamisplaaniga juuni alguses Rahandusministeeriumisse. Ma mõtlen seda, et te ütlesite, te olete nagu, ma mõtleme, et arusaadavalt üldjoontes, me ei soovigi minna riigisaladuse kaitstud loogikasse, avalik istung nõnda, aga et saada aru nagu proportsioonid, kuidas 2,8 miljardit jaguneb. 500 miljonit me võtsime juba maha, 516 miljonit, see on lihtsalt kiiremini hangitakse, vähemalt on intentsioon kiiremini hankida moon, eks ole. Järgi jääb siis 2,27 miljardit. Ja nüüd on küsimus sellest, et kui seda püüda ära struktureerida nüüd nende nagu baasviiludena, eks ole. Et esimene, ma saan aru, te ütlesite, et te põhivalikud teinud, palju siis täiendavalt sellest 2,27 personalil läheb, liigume edasi ka nii-öelda siis moona soetusele ja siis vastavalt võimetele. Kõik personalimeetmed kokku jääb süke ligi 400 miljonit 4 aasta jooksul. Täiendavalt personalile siis, olgu ta siis kas palgatõus või inimeste koosseisu suurendamine. Tsiviilistid, kaitseväelaste arvu suurendamine, reservväelaste tasud, kõik kokku. Kõik kokku. Ja siis jääb järgi 1,8 miljardit. Ja kui palju nüüd selle nii-öelda kaugtule võimeks, et palju siis sellest täiendavalt moona 1,8 miljardist soetatakse, kõigis domeenides siis? Et mis ta siis on moonana kirjeldatav? Ma arvan, et me siit edasi, et kuidas need võimete vahel rahaline jaotus ja laskemoona jaotus, et meil on see info väga täpselt olemas, aga siit edasi me avalikul istungil nagu nendesse detailidesse hetkel ei laskuks, et kuidas see suhe on. Ei, ma ei mõtlegi nüüd antud juhul, siin on ka kaliibrite lõikes on avalikus poleemikas arutatud seda, et ma küsin lihtsalt seda, et see tuleb ära kirjeldada, mis on avalik dokument, tähendab majandamiskuludes kaitseotstarbelise erivarustuse soetamine, mida te peate esitama, eks ole. Et mu küsimus on siis selline, et kui palju täiendavalt sellest rahast läheks kaitseotstarbelise erivarustuse soetamiseks majanduskuluna? Ma ikkagi juhiks reisime tähelepanu siin, et me saime vastuse, et me oleme avalikul istungil, meil on võimalik pidada kinnist istungit, meil on võimalik minna vastavates ruumidesse, kus on võimalik kõiki neid numbreid vaadata detailides ja arutada, et ma arvan, ka ma toetaks ikkagi siin külaliste arvamust, kes peavad delikaatse infoga väga delikaatselt ringi käima, et meil ei ole vaja hetkel minna nendesse ridade detailidesse, meil on kõik võimalused teha seda teises kohast ja oluliselt detailisemalt, kui see soov meil on, kui see päriselt on ja huvitab. Ja, ma olen nõus, et siis loomulikult ametkondliku või riigisaladusega kaetud informatsiooni ei ole võimalik käsitleda neid reeglid rikkudes. Ja sellepärast ma küsingi seda informatsiooni,
et avalikkusele, et aru saada seda, kuidas see 1,8 miljardit siis, mis on järgi jäänud nüüd sellest loogikast, mis selle jagunemisstruktuur siis on üldise jõuga, mida ta avalikes allikastest on nimetatud, eks ole, et see läheb õhukaitsele, see läheb kaatrite soetamiseks, need on, ütleme, need on investeeringud, eks ole. Ütleme, ja nüüd on tegelikult, mu küsimus on selles, et milline on investeeringute ja moona soetamine seal majanduskuludes siis proportsioon selles loogikas. Ja üks osa läks ka siis täiendavat, ütleme ka see täiendav õhutõrje on investeering, eks ole. Moona soetamine on juba majandamiskulu. Milline see proportsioon on, et aru saada, kui palju me täiendavad siis nagu sellele majandamiskulus kirjeldatud moonale juurde raha soetame, rahalises määratus soetame prognoosiga? Taaskord, et kui ma räägiks juba suhtarvudest, siis ma enam ei räägiks avalikust informatsioonist, aga et meil on nagu välja sai toodud ka Võrklaeva poolt, et me saame seda teistes tingimustes rääkida, aga et investeeringute osakaal ikkagi on suhteliselt suur ja et see alles jääb raha tegelikult ongi erinevad investeeringud võimetesse ja laskemoona. Et need ongi need kaks artiklit, mille vahel see kõik ära jaotub, milline see suhtarv on, seda ma antud avalikul istungil hetkel ei käsitleks, et seda me käsitleme astusisene infona ja moona infot teatud detailis ka juba saladusena, aga need detailid taaskord saavad Rahandusministeeriumile juuni alguseks siis astusiseks kasutusemeks tasemel lahti kirjutatud, et kuidas on majandusliku sisu see jaotus, et investeeringute ja kulu asel, et mis asi on kaitseotstarbeline kulu, mis asi on kaitseotstarbeline investeering. Selge, arusaadav. Me saame siis, kui saame seda küsida istungi kinnises osas, arusaadavalt siis, kui te tahate täpsemalt, siis täna öelda selle kohta kinnises osas. Selge. Aga minu küsimus on nüüd sellele suunatud, et kui need rahalised vahendid praegu sellisel loogikas on planeeritud, siis kuidas on praegu siis meil, kui palju me prognoosime, et me oleme soetanud 25. aastal moona? – 25 aasta laskemoon, et me endiselt näeme, et kui me võtame nüüd arvesse meie kaitse-eelarve, meie täiendavad lisavahendid, mis on liitlastelt 1,6 miljardi euro, arvutused siis koos käibemaksuga, me räägime suurusjärgist kuni 700 miljonit eurot, 25 aasta. Siis koos käibemaksuga, koos kõigega, et koos liitlaste moonaga. Et see võib muutuda, ta võib teoorias natuke väheneda, sõltub, et kuidas meil on just USA rahastamisega, et kas teatud tarned õnnestuvad mitte, aga hetkel me näeme, et see on koos käibemaksuga suurusjärgus 700 miljonit eurot sellel aastal. Aga seletage mulle seda lihtsalt ühte loogikat, kus oli meil vist ühes arvutusel ja siia õhku, et kui 24 eelarves ette nähtud kaitseotstarbelise erivarustuse kulu versus 25. aastal ette nähtud kaitseotstarbelise erivarustuse kulu, mis ongi nagu baas, see ongi kulukirja, kust hagitakse moona, et see on 96 miljonit eurot vähem, et see nagu nii-öelda selles dünaamikas hoopis vähenes, et see nii-öelda dünaamika võrreldes moona nii-öelda poliitiliste otsustega või ütleme riigistrateegias moona soetamisega kasvas, ütleme niimoodi iseenesest otsused, aga eelarvesumma vähenes. Et millest see paradoks peitus? 96 miljonit oli see kaitseotstarbelise erivarustuse summa vähenemine 25. aasta eelarves. Ma arvan, et see oli eelkõige seotud, me arvestame, et praegu me toetame Ukrainat ka, eks. Toetame Ukrainat mahust 0,25% SKP-st. Et Ukraina abi võis olla üks mõjutegur. Ning täiendavalt me tõenäoliselt kasutasime, kui me kasutasime kaitseotstarbelise vahendid vähem, siis me olime planeerinud kasutada rohkem siis täiendavaid lisavahendid, mis meil tulevad välisabi raames.
Aga kuidas see Ukraina abi sai mõjutada meie enda eelarvest eraldatavat või kuluna tehtavat endale soetatavat kaitseotstarbelist erivarustuse eraldamist? Mismoodi ta sai olla see, mis meil endal kaitseotstarbelise erivarustuse soetamis läheb, see on riigi enda otsus, kas anda seda Ukrainale või mitte, eks ole. Küsimus on, ütleme, kui me otsustaksime ka ise soetada olgu ta laskemoona ja anda seda Ukrainale, eks ole, nagu me ongi siin tehtud, eks ole, või viimane otsus oli siin 10 000 mürsku anda, aga iseenesest on see ikkagi meie enda soetus, eks ole. Et kui veel täiendav raha tuleb juurde Ukrainale kaitseotstarbelise erivarustuse soetamiseks moona näol, siis see summa peaks hoopis vastupidi kasvama, mitte kahanema. Ja antud juhul, kogu Ukraina abi tuleb toetusse 0,25% SKP-st tuleb kaitse-eelarvest. Eks ei ole meie jaoks täiendav raha, selleks, et seda tagada, siis me pidime oma seda rahastamisplaaniga natuke muutma oma võimetele. Okei, et te vähendasite, see on siis moona soetamise kaitseotstarbelise erivarustuse raha, selleks, et katta siis selle 100 miljoni 0,25 eelarve auku, mis tekkis sellega, et otsustati see Ukraina raha võtta just nimelt kaitse-eelarvest. See oli see mõte, see oli siis see tegelikult tehe, et kuna summad on täpselt samad, jah, tõesti 96 miljonit versus 100 miljonit. Nii võib seda võtta, jah? Ja, põhimõtteliselt saab seda nii tõlgendada. Aha. Aga mul on küsimus, et kuidas praegu Kaitseministeeriumi vaates edeneb nüüd selle 1,6 miljardi euro, nüüd kui on valitsus ka nüüd võtnud seisukoha, et see tuleb. Aga ma küsin nagu nõnda, et ma täpsustan üle, et kas varem, kas see tegelikult üks asi on, kas varasem otsus oli, et tankida see 1,6 miljardit võimalik kiiresti ikkagi? Et see nii-öelda tegevust võrreldes sellega, kuidas nominaalselt on kirjendatud eelarve eraldis, et see tegelikkuses ei ole muutnud? Ja, et 1,6 miljardiga, eks esialgne plaan oli hankida see 7-aastase perioodi jooksul, hankida see võimalikult kiiresti, siis nüüd me oleme võtnud eesmärgiks, et hankida see 5-aastase perioodi jooksul. See eesmärk oli ka varasemalt seda teha võimalikult kiiresti. Nüüd me oleme võtnud selle väga selgeks eesmärgiks, et me teeme selle RES-perioodi lõpuks, 29 aasta lõpuks ära. Sellepärast me see täiendavad 516 miljonit teeme ka juba 26–29 aastasse. Et RGX saab seda kohe vajadusel täpsustada, aga võrreldes siis mõne kuu taguse perioodiga, siis nüüd me tänaseks oleme sõlminud väga mitmeid lepinguid päris suures mahus. Oleme sõlminud lepinguid selle 1,6 miljardi raames, oleme liikunud tegelikult väga kiires tempos ja tegelikult meie jaoks selles esialgses planeeritud graafikus. Aga tänaseks on väga mitmed lepingud sõlmitud, aga taaskord see lepingute maht ja millised lepingud sõlmitud on, et kuna see ei ole avalik informatsioon, siis seda me saame natuke teistes tingimustes vajadusel täpsustada. Nii, Roinger. Jaa, ma tahtsin küsida, et tõenäoliselt kogu selle moona ja uuema tehnika osas on vaja tõesti jälgida, et ka personal ja kogu see võimekus nagu järgi tuleks, et tõesti, et ühtegi proteesi pole vaja, kui teda keegi ei oska sinna paika panna. Et kui suured on need koolituse vajadused, mida saab võib-olla Eestis teha, aga mida peab ka kuskil mujal tegema, kus võib-olla see teadmine ja tootmine, kust me praegu seda moona saame, et kas need ressursid on nagu planeeritud? Me katsume seda teha maksimaalselt Eestis, on sageli osa lepingust, näiteks Haimarsid on ju, mis nüüd kohale jõudsid, need mitmiklasulised raketiheitjad, nende väljaõppe ameeriklased tegid meile siin nende Haimarsitega, nii et nüüd paar nädalat tagasi on meil enda omad olemas, aga me katsume teha need lepingud jah, et kui me uut väevõimet välja arendame, et siis liitlased oleksid juba siin varem, kui me saame päris enda oma kätte, teeksid meile väljaõpet ja tegelikult oleksid ka juba teatud määral lahinguvalmis. Et ma täpsustan üle, et aru saada, et varasem,
kas varasem valitsuse suunis oli, et mis ajaks loodeti varasemalt, ütleme, kui 2024. aasta sügisel valitsus otsustas 1,6 miljardit eurot moona hankida, täiendavalt siis juurde, eks ole, et mis aja graafikus siis oli nii-öelda ette nähtud moona hankimine? See on avalikult teada, see oli 7 aasta peale jagunes see 1,6 miljardit. Et 1,6 miljardi mõte oli, et soetada see moon 7 aastaga. Nii oli. Ja nüüd on see otsus... Eelarveperiood, sinna oli ära planeeritud, see oli fikseeritud, nii saab teha ja ülejäänu oli planeeritud siis sealt edasi. Ja nüüd on see otsus muutunud ja nüüd on tegelikult soetada see siis sisuliselt 5 aasta jooksul, kui see käesoleva aastaga sinna sisse lugeda. Nii kiiresti kui võimalik. Aga ma mõtlen, et kas varem ei olnud nii kiiresti kui võimalik, varem oli 7 aasta jooksul, jah? Kaitse-eelarve raamides, selle sama protsendi raamides, mis meil seni kokkuleppe tegelikult oli, või ühiskondlik kokkuleppe 3,%. See 1,6 niimoodi sinna sisse ei mahtunud, et oleks 4 aasta jooksul on võimalik ära teha. Selge, aga ma annaksin sõna ka RKIK-i esindajale, et kuulda siis RKIK-i informatsiooni, et kuidas selle moona hangetega siis millises tempos on liigutud selle 1,6 miljardi euro sisustamisel. Et olge hea. Tere hommikust kõigile minu poolt ka. Kadi Kõigolla taristuosakonna juhataja, siis annan ülevaate selle 1,6 miljardi sisustamisest. Tänaseks on siis 3 lepingut sõlmitud, 3 on kohe allkirjastamisel ja 1 leping on hankeprotsessis. Nii et ja lisaks aasta lõpus lisandub siis 1 leping, nii et tegelikult me oleme sellises graafikus, kus 25. aasta jooksul saavad kõik lepingud sõlmitud, kokku 8 ja nii nagu Kaitseministeeriumi esindajad siin ütlesid, siis need tarned on kõik ajastatud selliselt, et need tulevad 29. aastaks ära. Ja kui ma küsin seda, et siin on vägagi detailselt, et Kaitseministeeriumi või kaitseministri poolt on toodud välja need konkreetsed, et oskate te nimetada siis ka, et mis lepingud need praegu on sõlmitud, see tähendab kohustused võetud, et on see siis Piorun, on see Iris-T, on see Mistral, on see ründedroonid, suurtükimoon. Kuna praegu nende summadega palju see maksab, millal tellimus on esitatud, on kaitseminister avalikust väga detailselt informeerinud. Täna selles mõttes me pigem räägiks nendest asjadest järgmistes koosolekuruumides, nii nagu siin enne ka oli juttu. Esimees, ma arvan, et vahe on siin ka selles, et kui kaitseminister nimetab üldisi mingit moona või võimete liike, siis on üks asi, teine on see, kui need on konkreetsed lepingud, konkreetsed tähtajad, kogused ja summad, et ma arvan, sealt jookseb ka oluline piir, et minu hinnangul meil ei ole vaja arutada avalikult kõiki need detaile, see ei ole kindlasti meie kaitsevõime huvides, seda enam, et mina usun, et nii teil, minul kindlasti on olemas piisavad load, et teha seda teises ruumis, saada kõik vajalik info vajalikus detailsuses, et me ei pea seda siin praegu tegema. Ma küsin nõnda, et kui meil on informatsiooni, mida me tellinud oleme, et ma ei tea, selle Bioruni puhul novembris 24 oli vist tellimus esitatud või oli tellimuskiri esitatud, et 460 miljonit eurot sellest taodeldud ja nõnda edasi. Me oleme moona liikide kaupa avalikkus on informatsiooni saanud, mis tellimused on esitatud. Aga meie Eesti riigi huvides on see, et meil on väike ka saladus, et millal see päriselt siia jõuab, kas vahenlane arvab, et siia jõuab ühel hetkel või teisel hetkel, et jäägu see meie teada ja meie nii-öelda eeliseks, et see ei anna meie riigi kaitsevõimele midagi juurde, kui me seda lahkame siin praegu avalikult. Kui meil on vaja seda teada, meil on inimesed, kes sellega töötavad, seda teavad ja kui meil poliitikutena nii-öelda kontrolli mõttes
soovime see teada, siis on meil võimalik ka seda teada saada. Ja. Aga ärme pane inimesi praegusesse olukorda, kus nad peavad 10 korda komisjoni esimehel Riigikogu liikmele vastama, et nad ei saa vastata. Ei ole vaja tekkida sellist pinget, aitäh. Minu küsimus on väga lihtne, et sellest 1,6 miljardist ja selle summa puhul keegi väida, et see on saladus, on nii? Ei ole saladus, no näed. Siis küsimus on selles, et kui palju sellest 1,6 miljardist on kaetud siis lepinguliste kohustustega praeguseks? See on juba osa, mida võib-olla meie vaenlane ei peaks teadma. Mina arvan. Ma millegipärast arvan, et see on avalikkusele ja ühiskonnale oluline informatsioon. Kui ma tohin seda vastust teada, ma ei näe selles mingit salastavat tähendust. Sellele me siiski jätaks praegusel hetkel vastamata, me saame selle summa täpselt teile edastada. Selge, aga me teeme kinnise osaistungil ja siis me saame selle informatsiooni teada, et arusaadavalt. Ja minu küsimus on, et nüüd kas Kaitseinvesteeringute Keskus, kui meil on sellest täiendavast meil on praegu, kui ma õieti saan aru, Kaitseinvesteeringute Keskus suudab mind korrigeerida, teie ülesanne on viia läbi varasema 4-aastase arengukava puhul oli moonahankeid kusagil 1,2 miljardi euro ulatuses, siis sellele lisandus 1,6 miljardit eurot, mille puhul nüüd on korrigeeritud seda kiiremaks tempoks, no ütleme siis kohustuse võtmist või moona tarnimist Eestisse, eks ole, 7 aasta asemel siis 5 aastaga, see on 2,8 miljardit eurot. Nüüd lisandub sellele juurde veel 1,8 miljardit eurot, mida on täiendavalt siis sõjalisteks võimeteks ja moonaks eraldatud, mille omakorda sisemine proportsioon, selle me saame teada kinnisel istungil on, kuidas see jaguneb. Aga kas teie olete selle sisemise proportsiooni informatsiooni selle koha pealt, mida te peate hankima teinud selle loogika järgi, on see teie käsutuses juba olemas? Ja mis ajadünaamikas selle täiendavate võimalike hangetega te plaanite minna hangetesse? Kas see ootab ära eraldi siis eelarve vastuvõtmist 26. aastal, kui Kaitseministeeriumi arengukava kinnitamist või mingit muud täiendavat otsust? Vastan selliselt, et kõik need plaanid, mis on tehtud kuni 29. aastani, on meil tehtud koostöös Kaitseväe ja Kaitseministeeriumiga ja arvestades selliselt, et mis on siis tõesti sellises ajaraamis võimalik tuua, mida on Kaitseväel vaja ja need plaanid on meil töös ja selles mõttes, et ega me valmistame neid lepinguid ette, valmistame neid hankeid ette, nii et selles mõttes töö käib. Ja 29. aasta ajaraamis on need asjad võimalik meile ära tuua. Neid turuseisu ja seda kõike on nende plaanide juures arvestatud. Ma võib-olla täpsustan ja härra kantsler saab kinnitada, et minu arusaama järgi on ju poliitiline otsus valitsuskabinetis tehtud, et see 5,37–5,38% aastas nende aastate peale ja see on ju piisav alus selleks, et Kaitseministeerium koos siis oma asutustega on saanud hakata kõike seda ette valmistama, ehk et kuna need eelarveaasta otsuseid plaane saab kinnitada valitsus, nii nagu RES on valitsuse dokument, on see suunis antud, et see on ju sama asi, mida tehti ka 22. aasta minu meelest alguses, kui see oli oht, et Venemaa selle täiemahulise agressiooniga alustab, siis tehti ju mitmed sellised otsused valitsuse tasemel ära, kus eraldati aastate peale summad, hakati ette valmistama tegevusi ja siis need jõudsid ka riigieelarvesse, ehk et saab kinnitada ehk kantsler, aga valitsuse tasemel minu teada on selline otsus tehtud. Toomas Järveojal on kas küsimus? Ja, nii see töö käib tegelikult, turu-uuringud, võimalikud ühishanked, kellega koos saaks teha, üleeile olin NATO-s, Euroopa Liidus, SAFE programmid, mis läheb sinna laenu võtmise alla.
Käivad suured pangad, esimest korda ajaloos Santander, Euroopa suurim pank, käis Eestis, kohtus siin meie Kaitseministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga, pakuvad ise krediiti, kõik on huvitatud. Et see kõik käib iseenesest, aga kohustusi saame võtta alles siis, kui on riigieelarve seadus vastu võetud. Lihtsalt täiendan, et tegelikult Kaitseinvesteeringute Keskus on juba need asjad, mis me oleme ministeeriumis siseselt, me oleme selle 5,4% sisu ära otsustanud, siis neil on juba õigus tegelikult hakata selles osas kohustust võtma. Ja minu teada ka, sest valitsuse otsus selles osas on tehtud, et see ei sõltu jooksva aasta eelarvestest, et valitsus saabki otsustada RES-i vaates üle aastat neid kohustusi, muidu te ei saaks mitte midagi teha. Arusaadav, et see on juba... Tempo tegelikult, ma võin öelda, et tegelikult juba meil lisaks turu-uuringutele käib tegelikult juba igasugune ettevalmistus tegelikult ja töö käib nagu täie hooga sellest hetkest, kui me saime valitsuselt mandaadi, sellest hetkest on kõik juba täielikult tööle hakanud selle eesmärgi täitmise nimel. Härra Järveoja, palun, jah? Ja aitäh, et kuulete mind, jah? Jaa. Et ma tahtsin, mul oli juba ammu käsi üleval, et ma tahtsin ka seda juhtida tähelepanu, et see tundlikud teemad on meil siin täna ja tegelikult võiks neid arutada tõesti kinnisel istungil, et lihtsalt selline ettepanek minu poolt, et kui seda võetakse arvesse, aitäh. Selge. Aga ma küsin veel Kaitseinvesteeringute Keskuse esindajat, et siis ma saan aru, et ministeerium on saatnud teile püstitanud juba ülesande või andnud selle nii-öelda tellimuse selle täiendava raha ulatuses, mis sisaldab endas nii taristu, ütleme siis võimete hankimist nii-öelda investeeringutena kui ka siis moona hankimist, et selle ülesande on teile andnud veel täiendavalt juurde. Võib nii formuleerida, jah? Ja kinnitan, ülesanne on antud ja tegutseme. Ja kui nüüd nii-öelda üldsummana me siin tuvastasime, et kogu raha on 2,8 miljardit eurot, millest on personalikuludeks täiendavalt planeeritud suurusjärgus 400 miljonit eurot ja millest on täiendavalt siis sellest 2,8 miljardist läheb 516 miljonit eurot maha seoses sellega, et 7 aasta asemel soovitakse soetada see moon siis 5 aasta jooksul, et siis see jääb suurusjärku 1,8 miljardit eurot sinna planeeritusse. Et mis on see suurusjärk, mille puhul siis, ütleme, ilmselgelt see saab olla siis väiksem kui see 1,8 miljardit, et mille puhul te peate siis, nii-öelda te olete praegu ette valmistamas uusi siis hankeid, olgu nad taristule või olgu nad siis majandamiskulude näol varustuse soetamiseks. Mis see üldsumma on? 1,8 miljardi ulatuses olete saanud, jah? No ülesanne on püstitatud raha ulatuses ja nii me edasi läheme. Ja ma täpsustan üle, et see raha on siis, et saada sellest suurusjärgust aru, raha suurusjärgust aru ja tegemist ei ole salajase informatsiooniga selles loogikas, et seda kirjeldatakse riigieelarves, mida parlament vastu võtab. Et siin ettekujutus, et see salajane on, ei ole võib-olla õige. Ma ei ole öelnud, et summad on salajased, härra esimees. Te saate väga hästi aru, millest me räägime siin. Summad ei ole salajased 5,8%, 5,38% kaitsekuludeks järgmised 4 aastat, suure tõenäosusega sealt ka edasi, vaadates me julgeolekuolukorda, see on kõik avalik. Just. See, mida detailis tehakse, kui palju on lepinguid sõlmitud, mida täpselt hangitud, mis on tähtajad, seda ilmselt ei ole kuigi tark avalikul istungil arutada ja see on see point, ei ole mõtet panna sõnu suhu, mida siin inimesed öelnud ei ole ja võiks mõista selle olukorra tõsidust, aitäh. Nii, ja minu küsimus ongi tõsides, see on väga suur raha, et minu küsimus ma täpsustan üle, et te ütlesite, et te olete saanud suunise ministeeriumilt võtta hangetele kohustust ja minu küsimus nüüd on, et see suunis, kui suures rahalises summas täiendavalt te olete saanud siis suunise võtta kohustust. Nagu me tõdesime, härra Võrklaev ka ütles, et see on valitsuse poliitiline otsus on anda seda pädevust, me saime aru, et ministeerium on andnud teile suunise, see seostub ja me lähegi detailidesse siis selles loogikas, kas moonale või taristule, kuigi ma arvan, et siin eraldi on võimalik vahetada investeeringuid ja majandamiskulude hankimist ja kui suur summa see siis on, et mul oleks palve Kaitseinvesteeringute Keskuse seda täpsustada. Olge hea. See on need summad, mis on otsustatud
need on meil ettevalmistamises ja Kaitseministeerium on meile püstitanud ülesande nende summade ulatuses. Need on otsustega ära sisustatud ja me selles suunas liigume. Ma täiendan, et kui valitsus, minu arusaam on see, valitsus otsustas eelmine nädal, millal see oli, et kaitsekulud järgmised 4 aastat on 5,38%. Kui see otsus on tehtud valitsuse tasemel, siis on täiesti loogiline, et Kaitseministeerium ja sealt edasi on voli igal aastal järgneva 4 aasta jooksul hankida selles mahus vajalikku kaitsevarustust ja teha kaitsekulutusi. Sest valitsus on öelnud, et see on see plaan, millega me liigume ja see on tavaline riigieelarve ja selle RES-i loogika, et valitsuse dokument on RES, valitsus saab otsustada ka jooksvalt pikaajaliste kohustuste võtmist RES-i perioodis, see on otsustatud ja selles raames on võimalik Kaitseministeeriumil toimetada, kuna summad on suured, erinevad, ma saan aru, võimed on võimalik eri ajal hankida, siis loogiline on see, mida on öeldud, et vajalikud asjad nii kiiresti kui võimalik ja selles järjekorras, mis on praktiliselt kasutatav ja praktiliselt selles ajaraamis hangitav, et kindlasti osad asjad on kiiremini, osad aeglasemalt, et minu meelest on see suhteliselt nagu lihtne ja ei midagi selles mõttes erakordset, et seda on varem praktiseeritud ka 2022 aastal tehtud need otsused ära mitmes järgus, kuidas jooksva aasta jooksul järgnevateks aastateks võtta kaitsevaldkonnas kohustusi. Lihtsalt me oleme ajaloolises kohas summadega, ehk et see on väga-väga suured summad, mis me kaitsesse paneme ja see oli algul ka selgitatud, et Venemaa ei ole me eesmärke muutnud, miks me seda kõike teeme. Et minu jaoks on see pilt selge, et ma ei tea, kas meil on mõtet siin selle ümber ühte sama küsimust 10 korda küsida. Ei, minul on küll, ma arvan, mõistlik neid küsimusi küsida. Kui 23. aasta suvel valitsus taotlused lükkas tagasi, Kaitseväe juhataja taotlused, see oli ka poliitiline otsus. Nüüd on valitsus, 2 aastat on möödunud, nüüd on eelmises aasta sügisel Kaitseväe juhataja esitas uue sõjalise nõuande, pool aastat hiljem valitsus poliitilise otsuse selle valguses kujundanud ja nüüd, ma arvan, on õigus saada aru, et millise ajalise tempoga tegelikkuses, et mis on nüüd see intentsioon, mida soetatakse. Ja minu küsimus on, ja kui me kõneleme numbritest, et kui öeldi, et kõik soetatakse, et ma täpsustan üle sellele, ütleme, et need asjad ei ole mitte kõik eraldi võetuna, vaid küsimus on nominaalsummades. Need on miljardid eurod. Ja ma arvan, et on see küsimus, et kui on antud uus suunis Kaitseministeeriumi poolt, Kaitseinvesteeringute Keskusele viia läbi täiendavad hanked seoses valitsuse poliitilise otsusega, mis langetati 6 aega tagasi, nädalaid tagasi, eks ole. Siis minu küsimus on väga lihtne, et kui suure summa eest täiendavalt peab Kaitseinvesteeringute Keskus saanud sõnumi, peab täiendavaid hankeid, olgu nad investeeringuteks või moonale läbi viima. Väga lihtne küsimus. Et mis on see suunis, mis te olete saanud? Et kui te ütlesite kõige eest, siis personaliraha te ei pea tegelema sellega. Personaliraha on Kaitseministeerium otsustab valitsema selle sees, eks ole. Kas kaitseväelaste palga tõusu või uute kaitseväelaste juurde värbamise. Täiendava moona puhul on lihtsalt, ma saan aru, sisend on selline, et teha seda kiiremini, eks ole, 1,6 miljardi sees 7 aasta asemel 5 aastaga. Ja nüüd on summa X, mis on sellest 2,8 miljardist võimalik taandarvutusega maha võtta, see järgi suurusjärgus 1,8 miljardit eurot. Ja minu küsimus nüüd on, et kui palju eest te olete saanud, siis juhise on see kirjaliku juhise, ma eeldan, et need hanked läbi viia. Mis see summa siis on? Kaitseinvesteeringute Keskusel palun küsimus. Ma arvan, kes on meil praegu videosillas, ei ole seda arvutust praegu jooksu pealt teinud. Aga härra kantsler, Kaimo oskab ei, ka minul ei ole seda, et niimoodi välja toodud, et kui palju hankes on peast, niimoodi ma ei ütle ka. Ei, ma ei mõtle mitte hankes eraldi võetuna, sest ma arvan, et oleks ka ebaõiglane eeldada, et mõne nädalaga suudetud dokument ette valmistada, ju seal on väga palju ka spetsifikatsiooni, detaile ja muid küsimusi ja Kaitseväega täpsustamist tellimuse osas, et mu küsimus on selles, et mis see summa on, mille jagu Kaitseministeerium praegu, siis kui me kuulsime, et Kaitseministeerium on sisendi andnud, eks ole, RKIK-ile selles koha pealt. Mis summa jagu te eeldate, et RKIK täiendavaid hankeid nüüd läbi viib selle otsuse valguses?
Ma lihtsalt vastan taas kord, et milline see summa on, see on asutusiseks kasutamaks informatsioon ja see summa, kuidas see lahti kirjutatud on, see küsimuse vastus, see edastatakse juuni alguses Rahandusministeeriumile. Aga ma täpsustan üle, et kuidas see summa saab olla asutusesiseseks kasutamiseks, kui riigieelarve kinnitab ära ju tähendab, see näiteks, et kui härra Võrklaev tõi näite 22. aastal moona soetamise, oli nii. See oli avalik summa, seda öeldi lehtedesse välja. Nüüd on antud juhul küsimus sellest, et me kõneleme praegu nendest, opereerime väga suurtes suurusjärkudes, eks ole, protsentides SKP-st. See summa peab olema ju kajastatud riigieelarves vastavalt kas investeeringu või majanduskuluna, kuidas see saab olla ametkondlikuks kasutamiseks eraldi võetuna. Härra esimees, et need täiendavad otsused, mille kohta teie praegu küsite, need hanked, mis puudutavad 25. aasta eelarvet, need on kas töös või tehtud, ilmselt jällegi, kui tahame ülevaadet, saame selle vaevalt, et see kellelgi praegu taskus on. Ja see on riigieelarves. Need, mis on täiendavad otsused, mida valitsus siin mingite nädalate jooksul tegi tagasi, need ei ole ju eelarves kirjas. Need ei saa olla eelarves kirjas, sest seda eelarvet ei ole vastu võetud. Need on valitsuse poliitiline otsus ja Kaitseministeerium on minu meelest nüüdseks juba 5 korda öelnud, et nad on selle ära sisustanud, käib ja andmed, mis iganes te esitate, on ju Rahandusministeeriumile juuni alguseks ja on antud suunised, et nendega tegutseda. Ja see, kuidas jaguneb see majandamis- ja personalikulude vahel nii edasi, seda ka ollakse valmis meile näitama, aga mitte avalikul istungil. Aga ei saa vastandada neid praegu riigieelarvega. See, mis on riigieelarves ja RES-is kirjas nii-öelda olemasolevalt, need on pikaajalised hanked, need on ilmselt töös, see, mis on täiendav raha, seda ei ole seal kirjas. Ei, ma ei vastandagi riigieelarvele, et ma ei väidagi eraldi võetuna nii-öelda lahku kirjutatud per se, et neid kohustusi saaks võtta enne, kui riigieelarvet ei ole vastu võetud. Valitsusel on õigus vastu võtta ka riigieelarve saavad ikka võtta, nad saavad RES-i alusel võtta neid pikaajalisi kohustusi, hanked ära teha ja ka lepingusse minna, sest muidu me ei saaks ühtegi kaitseasja teha. Selleks meil ongi pikaajaline eelarveplaan ehk RES ja see on valitsuse otsustada ja valitsus saab ka otsustada muid RES-i raames olevaid otsuseid eelarveaasta sees. Muidu nad ei saaks toimetada ja see ei ole midagi uut, nagu me teame, 22 aastastega tehti. Aga ütleme, küsimus on selles, et ma arvan, et see number ei ole salajane. Minu täpsustus oli selles. Selles ei olegi midagi salajast, et see number on 5,38% SKP-st järgmisel 4 aastal on kaitsekulud ja kuidas see jaguneb, selle kohta me oleme juba vastuse saanud, et paneme kaamera kinni, lähme kinnisse ruumi ja ilmselt saame need vastused. Nii, aga ma ühesõnaga täpsustan üle, et kas Kaitseministeeriumil on praegu mingi suunis antud RKIK-ile siis, et palju täiendavalt neid hankeid läbi viia või praegu tegelikult käib ettevalmistamine, seda suunist antud ei ole? Jah, nagu Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse osaleja ka ütles juba, tegelikult siis Kaitseinvesteeringute Keskus on kogu aeg selles protsessis juures olnud. Me oleme teinud sisulised otsused ära ja nad on juba selle tööga pihta hakanud. Neil on aru saada, milliste võimete, milliste hangetega nad tegelema peavad hakkama. Selge. Mul on küsimus veel, enne kui me selle kinnisoos kuuleme täpsemalt neid detaile, siis mul on küsimus veel, kas kavatsetakse sellest rahast ka täiendavalt rahastada Balti kaitsevööndit võrreldes 25. aastal? See Balti kaitsevöönd 4-aastases on sees. Sellel aastal saab valmis esimene faas ja ega me teeme seda omas tempos ja nii kiiresti kui võimalik ja oleme graafikus ja oleme päris hästi graafikus võrreldes ka siin naabritega, nii et 2025 plaanitud asjad me teeme ära. Nii et 25. aastaks täiendavaid rahalisi eraldisi ka nende otsuste valguses, mida valitsus on langetanud, tõsi küll 26–29 eraldisena, kaitsevööndile võrreldes 25. aastal kinnitatud rahaliste eraldistega, mis olid vist, mul need ei ole kavas. Ma ei tea, kas Kaitseministeeriumi teeb rohkem, aga minu teada valitsus praegu arutab, et võib tekkida vajadus sellel aastal täiendava
lisaeelarve jaoks, kas siis puudutab see kaitsekulusid või laiapindset riigikaitset, aga mina saan aru, et sellised arutelud käivad, aga ma ei tea, kas seal on võimalik praegu nendest detailidest rääkida ja millal need asjad selgeks täpselt saavad. Töö käib lähinädalatel, aga jah, detaili läheks. Nii et palju praegu kaitsevööndile on raha eraldatud? Võtan vastamise enda peale, et see 25. aasta vaade on siin kusagil natuke üle 4 miljoni ja sellest tõkestusvahendid on meil tegelikult juba käes ja tarnitud ja sellel aastal on plaanis veel rajada kaitse- või tõkkekraav ja lisaks tugipunktid siis Kirdesse ja Kohtusse, nii et selles mõttes töö käib ja punkritega käib samamoodi töö. Mul on küsimus selle kohta, et praegu on arutelu ka ju Euroopa Liidu tasemel, aga Eesti valitsuse tasemel, mis puudutab Euroopa Liidu struktuurvahendite kasutamist, ütleme siis kaitseprojektideks, ütleme siis kahetise kasutusega kaitseprojektideks või et mul on 2 küsimust sellega seoses. Esimene küsimus on, et ütleme, ühtekuuluvusfondidest oleks võinud ka kahetise kasutusega, ma saan aru, Rahandusministeerium andis kinnituse vahendeid kasutada enne neid viimaseid Euroopa Liidu otsuseid. Et kas Kaitseministeerium varasemalt on seda ka taotelnud, et Euroopa Liidu struktuurvahendite raha Kaitseministeeriumi valitsemisala erinevatele projektidele? Kui me räägime konkreetselt ühtekuuluvusfondist, siis selle senine regulatsioon on pigem piiratud. Me nüüd uute muudatusettepanekutega nii Eesti seisukohad kui teiste Euroopa Liidu riikide seisukohad on seda oluliselt laiendada, eks see kahene kasutus tegelikult, et meil tekiks oluliselt suurem võimalus riigikaitsesse teatud kaheste kasutustega teemadele seda suunata. See on suus ettepanek ja sellest lähtuvalt, ma saan ka aru, on valitsuse tasandil need arutelud, et millised need võimalikud vahendid on, aga see protsess on ka hetkel on töös ja minu teada valitsus need otsused, kuidas neid sisustada, siis langetab mai lõpus. Kas Kaitseministeeriumil on ka mingid ettepanekud, et neid, sest praegu on käimas ju arutelu Euroopa Liidu tasemel, et võiks kasutada ka vahetuks sõjaliseks otstarbeks neid struktuurvahendeid? Kas niisuguse ettepanekuid Kaitseministeerium on teinud või pidanud võimalikuks teha, mis tähendab siis sõjalise otstarbega kulutusteks? Me oleme teinud ettepanekuid, mis toetavad, et üks tingimus, mis ühtekuuluvusfondidel on see, et seal ei tohi olla surmavaid võimeid. Et see on üks tingimus, millest me nagu üle ei saa minna, aga me oleme üritanud oluliselt laiendada seda, oleme oma ettepanekud teinud, et oluliselt laiendada seda rahade kasutamise võimalust. Ehk sealhulgas, et me saaksime teoorias näiteks rahastada selle, näiteks oleks kaitseliin, oleks erinevad sõjalise taristu projektid, oleks võimalikud selle ühtekuuluvusfondide rahastamisega. Küsimus on selles, et kui palju Kaitseministeeriumi 4-aastase valitsemisala vahenditest oleks võimalik teoreetiliselt katta ühtekuuluvusfondide vahenditest? Praegu me kõneleme sellest suurusjärgus 1 miljard eurot on kas kasutamata, 800 miljonit on kasutamata, aga need on ka valitsemissektori enda sisesed otsused, mida on võimalik revideerida. Kas te selle pilguga olete hinnanud? Me oleme hinnanud, me oleme koostamas selles osas ka oma plaani, et milline see on, aga need arutelud on siin valitsuses, on siin lähiajal planeeritud ja siis otsused on mai lõpus. Aga mis see rahaline maht on, kui see on eelarve tehniliselt kirjeldada ära, eks ole, Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarve, mis kvalifitseeruks ja nüüd omakorda on see, et mida Eesti Vabariik taotleb, et ka nendes ühtekuuluvuspoliitika reeglites muuta selliselt, et see, kui intentsioon on võimalikult maksimaalselt kvalifitseeruks, eks ole. Meie näeme, et see suurusjärk, mida me maksimaalselt tõenäoliselt ühtekuuluvusfondist, kuna seal on teatud eritingimused, kuidas seda raha kasutada saab, siis me näeme, et see suurusjärk, mida me oleme ka avalikult öelnud, et mida ka tegelikult valitsus on meile nagu ettepanekuna teinud, on see suurusjärk on 200 miljonit eurot. Ja rohkem ei ole mõeldav Kaitseministeeriumil
et nendest Euroopa Liidu struktuurvahenditest absorbeerida, nimetame nii mõtestatult? Jah, me peame arvestama, et seal on mitmed kriteeriumid, mis isegi peale määruse muudatusi rakenduvad. See tähendab, et me ei saa kogu tapvat jõudu, me ei saa nagu ühtekuuluvusfondidest taotleda, see seab meile teatavad piirangud, mis tähendab, et meie fookus saab olla eelkõige erinevat tüüpi taristuga seotud projektid. Jah, selge, aga selge, siis kui rohkem küsimusi ei ole, ma lõpetan selle avaliku osa, loeme selle koosolek kinniseks.